aga jah, ma ütleks küll, et 90% kindlasti on siin sellist müüki ja müügipunkte ja siis teenindus tegelikult, et see auto hooldus on ju ka teenindus, service tegelikult. Ma näitan vahepeal seda viadukti ka. Tegelikult viadukti on selja tagant näha ka, et selja tagant on see pilt ju tegelikult näha, et ongi näha reklaami ja et liigume üle viadukti ja liigume siis ikkagi läbi Lasnamäe natukene, et tarbijakaitsega nagu vastuollu ei lähe, et ikkagi kooskõlastatud, kuigi see suund on jah nüüd siit Lasnamäelt läbi ja jälle siis sinna Kitseküla kanti. Et siis selle koha nimetus on, rajooni nimetus on tegelikult Uus Maailm. Ja siis see on seal Kitsekülast ju teisel pool raudteed ja teisel pool teed, selles mõttes teisel pool Pärnu maanteed. Et kui sa Kitsekülast tahad sinna ikkagi minna, sa pead minema üle Pärnu maantee viadukti ja siis sa pead minema teisele poole teed või siis pärast siis kas viadukti alt minna või siis lähed kuskilt sealt. Seal on üks keskkool ka, ei mäleta, kas mingi 21. keskkool see ei ole, aga võib-olla reaalkool või mingi suurem, see ühisgümnaasium on seal, et või siis lähed sealt üle tee ja siis lähed sinna Uue Maailma rajooni nii-öelda, et seal on küll Uue Maailma tänav ka olemas, aga siin ongi selline komme, et nimetatakse neid rajoone, on hakatud nimetama, mingi tänav on alguses olnud ja siis sellest tänavast on siis välja kasvanud see rajoon ja siis on selle esialgse tänava järgi nagu seda rajooni hakatud nimetama, et kas see nii oli täpselt, aga igatahes ühe tänava järgi nüüd nimetatakse seda Uue Maailmaks. Seal on ju kõik need igasuguseid palju siukseid tänavaid tegelikult veel. Väike-Ameerika ja Suur-Ameerika ja siis on ju kõik need planeedi ja sellised tänavad on seal. Päris palju neid. Luha tänav ja et see ongi Luha tänav tegelikult, kuhu me läheme. Et ongi siis selle tõttu, et ma tegin video ka sellest, aga ei jõudnud seda üles laadida. Et kuna seda mahtu mul endal on ainult 20 gigabaiti iga kuu ja ma ei hakka seda juurde ka ostma, et aga seal videos tegelikult oli näha, et ma oleks võinud ju tegelikult Ülemiste keskuses üles ka laadima, aga mul ongi nüüd see tegutsemist on prioriteet on nagu ees, millega on vaja tegeleda. Et ikka Ülemiste keskusesse minek võtaks ka aega ja muidugi hea tahtmise juures oleks saanud minna, aga põhimõtteliselt ma vaatasin seda videot ka, et seal oli palju sellest põhjusest räägitud, aga sisuliselt on see, seal videos oli jah niimoodi, et ikkagi see autoelektrisüsteem on see autoelektrisüsteemi mitte toimimine siis on see põhjuseks. Ta toimib, aga ei toimi kütusepump ja ei toimi mootori aju, ei saa voolu. Ja siis nokitsesin siin selle kallal, et generaatorid siis parandasin ja on seal Luha tänaval see generaatori remont, et seal olid need harjased läbi ja kommutaator läbi, aga eks see rike tekkiski generaatorisse selle elektrisüsteemi ülepinget, et eile ma puhastasin kõik klemme ja mõtlesin, et võib-olla jääb sinna releesse see vool kinni, et
lemmid on võib-olla mustad ja niimoodi, et ei lähe voolu edasi siis nendesse kütusepumba toitejuhtmesse. Aga tegin eile kõik niivõrd puhtaks ja siukse paugu voolu sai nagu see kliimasüsteem ka peale. Et kliimasüsteem läheb ka sealt releeblokist, läheb siis juhe siis kliimasüsteemi toitesse. Ja seal siuke, noh, need peenikesem, kõige peenikesem juhe, et see põleski, mitte isegi ei põlenud läbi, aga põleski ära. Et aga, noh, siis seal veel midagi seal kaitsmetes nagu oli, et voolu sinna tuli, aga siis läks tuhmiks see valgus just selle kliima, noh, küttesüsteemi ja kliimasüsteemi kaitsmete osas. Ja siis ongi see asi, et see ülepinge on lihtsalt nii suur, mis tuleb sinna peale. Et kuskil peaks olema see põhjus, miks see ülepinge on nii suur, et kas ei saa siis maandust arvatavasti. Ei saa maandust see süsteem. Aga ongi, et kuna mul ju, noh, ei ole aega ka nii palju, noh, selles mõttes, et ma näen ise ka, et ma suure tõenäosusega ei leia seda maandust üles. Et ja noh, kuna autot ei saa käima ka, starter käib ringi, aga mootor ei käivitugi, kuna kütusepump ei saa voolu ja teised süsteemid ka ei saa voolu. Mootoriaju ka ei saa voolu. Mootoriaju ju hakkab juhtima seda kõike seda nagu, kõike seda ooperit hakkaks see mootoriaju juhtima. Kütust ja sädet ja õhku palju ja millal seal tühikäigu mootori klappi avada ja et siis ongi see värk, et peab minema jälle sinna Luha tänavale. Noh, muidugi ei pea, eks ole, midagi ju kohustuslikku ei ole. Aga eesmärk on ikkagi see auto käima saada. Ja proovisin ka foorumist abi saada, et eelmises videos ma sellest ka rääkisin. Rääkisin päris pikalt tegelikult sellest Auto24 foorumist. Et seal ju mul see suleti lihtsalt ja öeldi, et ma ajan mingit, ma ei tea, hakati kohe seal tulema esile süüdistustega, et et see tekst seal on üldse asjakohatu, eks ole, ja mida ma seal üldse seletan, eks ole, ja siis pandi see teema nagu kinni, et miks ma seda arutlen ja miks ma erinevatel nendel teemadel arutlen ja erinevatel autodel olen arutlenud, see ka ei meeldinud. Ja ei meeldinud see, et mul elektriku pabereid ei ole, eks ole, see ka ei meeldinud, kuigi ongi see asi, et sai veel siis kiri kirjutatud sinna, et ega ei saa ju selles mõttes juriidilist õigust ju ei ole moderaatoril nagu kontrollida neid kvalifikatsioone ja samas mingid tegelased arutlevad seal, kuidas mis suunas seda mootori vahetuseks, eks ole, mootori õlikanistri korki lahti keerata, kas mis pidi see vind käib, on ju, et kas vasakult paremale või paremalt vasakule ja kuidas kallata ja et kas lehtriga või ilma ja et siis nagu mina siis arutasin selle signaalblokki osas, et see põles läbi see signaalblokk, eks ole, et mis siis see viga võiks olla, eks ole, et kas on siis selles blokis viga või kuidas see blokk võiks eemaldada, et seal on ju automargid ka olemas, et ongi automark on ju määratletud seal, et see ongi nagu selle jaoks, et sa paned selle automargi ka sinna kirjeldusse ja siis kellel on olnud kokkupuudet, et see inimene saaks siis seda infot jagada, et kui tal ongi olnud, et ongi mingi asi seal relee või mingi kaitse läbi põlenud, et siis ta saaks nagu anda mõningasi suuniseid, et see ongi ju selle foorumi eesmärk, et kus seda viga otsida, mida ära vahetada, eks ole, kust lähtuda, kust edasi minna, on ju. Ja minul see nagu lihtsalt suleti nende moderaatorite poolt,
ja minu kasutaja on nüüd blokeeritud ka mitu nädalat olnud. Teema suleti ja kõik, et lihtsalt sellepärast, et moderaatorile see ei meeldinud, et mina seal arutlen, aga see siis sobib, et keegi teine seal midagi arutleb. Et lihtsalt selle oma voli pärast suleti see teema. Ja siis ongi, et tegelesin selle foorumis seal natuke aega ja proovisin ise ka vaadata, et kust moodi see vool siis akust peaks tulema, et need juhtmed ma leidsin ülesse ja rooli all on siis releeblokk, sinna tuleb siis kõigepealt see aku juhe, on siis aku ju niimoodi, et akul on kaks poolust, on pluss ja miinuspoolus. Sisuliselt tähendabki see miinus seda, et miinus osakesed on siis, see kemikaal on aku sees. Ja siis need osakesed siis, kus on siis, seal on kaks ainet. Ja siis see aine, kus on siis need osakesed laetud miinusega, need tahavad minna plussi poole, aga kuna seal on vesi vahel, siis nad ei saa sealt läbi minna. Ei saa need miinusosakesed plussi poole, see plussi tõmba nii tugevasti. Eks siis neil miinustel on nagu midagi puudu, eks ole, seal mingid elektrone on kihis puudu, on ju. Nad tahavad plussi poole minna. Ja siis ongi, et nad saavad plussi poole siis minna, kui panna avada need seadmete, elektriseadmete kontaktid, et see aku juhe on siis nende elektriseadmetega ühendatud ja siis kui need kontaktid avada, keerata siis süüdet, siis avad ju süütelukust, avad need kontaktid ja siis need kontaktid avanevad, vool siis liigub aku miinusklemmilt, liigub siis, hakkab seadmete poole liikuma mööda juhtmeid. Ja kõigepealt lähebki see aku juhe läheb kõigepealt releesse. Ja releest edasi on siis pistikud. Ja tegelikult relee all on juhtmed ka, mis siis ka tegelikult lähevad kaitsmesse kõigepealt. Kõigepealt peaks põlema läbi kaitse, aga minul eile see kaitse läbi ei põlenud, et oligi see asi, et põles hoopis juhe läbi. Et see vool oli nii tugev sealt, üle pinge oli nii suur. Ja siis, kui on siis releest läheb juhe siis kaitsmesse ja kaitsmesse edasi peaks siis vool liikuma juhet pidi edasi, peaks liikuma otse sinna seadmesse. On see siis näiteks kütusepump, mis ongi probleemiks praegu. Et seal kaitses voolu sees ei ole. Et relee küljes on see juhe ja mootori aju jaoks on ka pistik relee küljes. Aga siis sealt releest ei liigu edasi vool kaitsmesse. Sealt pistikust ei liigu ka kaitsmesse, et siis saaks edasi minna kaitsmest, et siis kaitsmest edasi saaks minna sinna seadmeni, sellesse mootori ajuni või kütusepumbani või kliimaseadmeni, et seadmeid on veel, et seda voolu ei tekki seal juhtmes, mis relees peaks olema. Ja siis ongi see küsimus, et miks seda voolu ei tekki seal, kas on siis mingi katkestus tehtud, see signaalblokk oli ka ju seal vahel, eks ole, kas on siis mingi katkestus kuskile tehtud, mingisugusesse ahelasse kuskile, et see tõenäoliselt peaks olema, sest voolu peaks sinna liikuma. Et tõenäoliselt see katkestus on tehtud enne seda kütusepumpa. Et aga
minule jääb natukene arusaamatuks, et kui see katkestus on nagu enne kütusepumpa, siis peaks olema ju seal kaitses ikkagi vool sees, et releesse tuleb vool. Või on see katkestus siis tehtud kuskil enne releed just nendele juhtmetele, kus liigub vool siis sinna mootori aju ja kütusepumba peale. Et suure tõenäosusega on see katkestus siis kuskil seal tehtud. Aga milline see katkestuse juhe täpselt on, kuidas see katkestus on nagu korraldatud, et seda ma siin nüüd proovisin vaadata, et aga mul ei ole nagu lähtepunkti, kust lähtuda. Et juhtmeid seal on palju, mingi 45 juhet on seal. Et enamik on seadme omad, aga isegi kui ma selle juhtme üles leiaks, seal läheb veel armatuuri alla see juhe, eks ole, ja kuidas ta täpselt nagu toimib. Et mida lahti ühendada, mida juurde ühendada, mida vahetada. Et seda vastust mul ei ole. Nii kurb või rõõmus, kui see ka poleks, et niimoodi see on. Et siis sai see otsus tehtud, et ikkagi äri tahaks teha. Äri tahaks teha ja näen siis võimalust, et minnagi sinna Luha tänavale ja siis uurida, et kui palju siis koha peale tuleks, siis maksaks elektrikule, ja kas ja millal saaks tulla ja siis eks siis selle info alusel peab selle otsuse tegema, mis edasi teha. Aga praegu me oleme siin juba Lasnamäe lõpupoole, hakkab tulema see Pae tänava viimane ots ja siis T1 kaubanduskeskus tuleb. Et see on juba siin päris Lasnamäe lõpupool, et siin on ka hästi palju näha, et on neid müügipunkte hästi palju. Et niimoodi see lugu ongi, et äri võiks teha, et hommikul ka mõtlesin, et siis tuli siin ju mingi pakkumine ka vahepeal, et kas ta otseselt tuli pakkumine, et ma ise ju sinna nagu soovi avaldasin, läks mingi 2-3 nädalat mööda ja algul sai seal natuke diskuteeritud ka, et seal küsiti, et mis ja kus ja kuidas ja et ma ütlesin, et mis, kus, kuidas on ju, et nagu mingi autoremondiga võiks tegeleda, eks ole, et selles mõttes nagu on seda teatud oskusi ja teadmisi ka olemas, eks ole, et 100% mitte, aga selles mõttes on see ikkagi ju niimoodi, et sa oled ju ikkagi, kui sa töötad seal, kui sa ikkagi oled töötaja, siis muidugi et selles mõttes ei saa nüüd öelda, et sa ei pea teadma, eks ole, ja niimoodi on ju, aga selles mõttes ikkagi, et töötaja ju tegelikult ei saa ka teada. Ei saa teada kõike tegelikult selles mõttes, et ikkagi peab ju tegema seal koostööd. Et ja on ju firmades ka ju tegelikult igal pool ju ollakse ju huvitatud, peaks olema huvitatud sellest, et tehakse ju igasuguseid selliseid programme ka, et kui seal töötaja, kes seal toodab, eks ole, pidevalt, eks ole, ta ei kuluta aega selle uurimise ja nende peale,
siis ta saab nagu kõrgemat palka natuke. Ja ma sain nagu aru, et mulle see pakkumine sealt tehti ka, oli ikkagi madalam see palk natuke. Et 2 nädalat hiljem teatati siis, et 2300 eurot bruto siis Soomesse. Soomes mingi oli ka siuke tegelikult selline nii-öelda lihtsam töö oli tegelikult. Oli lisaseadmete nagu paigaldus, et selles mõttes. See on siuke kruvide keeramine ja mutrite keeramine ja niimoodi. Et ikkagi, et seal on igasuguseid, ei ole ju ainult elektriseadmed, et ongi kas mis iganes, eks ole, seal kas või mingi telefoni hoidja võib olla, eks ole. Võib ka ju lisaseade olla. Ja mitte roolikate kas või on ju, see võib-olla seade ei ole, eks ole, aga see lisaseadmete paigaldus on kindlasti nagu jõukohane. Et seal on ju kasutusjuhendid ja kõik selles mõttes olemas. Et ja siis pakkumine tuligi ja see pakkumine siis oligi juba 600 eurot nagu odavam. Et ma vaatasin, pärast tuli seal mingi pakkumine, oli samale kohale, oli siis samalt firmalt, oli 2900 eurot bruto. Et selles mõttes nagu on see ikkagi nagu natukene ta ei ole ikkagi selles mõttes aus, nagu kui nii võtta, et selles mõttes nagu ikkagi see koostöö, et see nagu ei anna nagu head nagu varju. See ei anna head varju sellele, et sellele nii-öelda siis koostööd tegevale inimesele, eks ole, kes nagu tuleb maksimaalselt panustama. Ja juba tegelikult on päris palju, julgeks öelda mingi 90%, et seal on mingid asjad, eks ole, lihtsalt, et mis on ju tegelikult firmas ju ka välja töötatud, nad tegelevad ju teatud markidega. Et seal on ju mingi asi lihtsalt, et seal ju see diagnoos tuleb sisse.